Tere tulemast vaatama saadet elust ja poliitikast. Nagu ikka on meil saates EKRE naispoliitikud Kadri Vilba, kes on Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni nõunik, Helle-Moonika Helme, kes on Riigikogu liige ja mina olen Evelin Poolamets, olen Riigikogu liige ja saatejuht. Viimase aja ühiskondlikke arenguid vaadates tekib mure meie naiste pärast. Reformierakond räägib küll, et kaitseb naiste huvisid, aga samas kui vaadata, millised on nende teod valitsuses, tekib küll tunne, et naiste huvid saavad järjest rohkem kahjustatud. Eriti kui vaadata vastu võetud seadusi, on kärbitud peretoetusi, laste pealt tulumaksuvabastus on kaotatud ja kodus olevatelt emadelt on võetud tervisekindlustus, kehtestatud automaks ja mitmed muud sammud, mis otseselt või kaudselt mõjutavad kõiki Eesti naisi. Ja täpiks või üheks sammuks oli ka eelmisel nädalal Riigikogus vastu võetud eelnõu, mis kehtestab suurettevõtetele kvoodid. Kadri, sa oled kindlasti jälginud Riigikogu otseülekandeid. Räägi, mis arvamuse või mis mulje see sinust tekitas? No minus tekitas see seadus kõigepealt väga suurt hämmingut, sellepärast, et selle asemel, et naisi jõustada, tegelikult see seadus tugevalt alandab naisi. Edaspidi, ükskõik, kas sa oled saanud kuhugi juhatusse või nõukogusse, siis naisena tööle, stigmatisatsioon on kohe küljes. Sa ei suuda ära tõestada, kas sa said sinna oma oskuste ja teadmiste pärast, sellepärast, et sa oled vääriline või sa lihtsalt täidad kvooti. See on niivõrd alandav. Ma ei tea, kuidas naised seda välja kannatavad, sellepärast, et selge on see, et naisena seal istud, siis kõik vaatavad sulle otsa ja mõtlevad, oma peas kogu aeg mõtlevad, et kas sa oled kvoodinaine või oled sa tark naine. Ega see seaduse muudatus ju ei mõjuta ainult naisi, vaid see puudutas vähem esindatud sugusid ja kõige naeruväärsemal kombel esitas seda eelnõud rahandusminister Jürgen Ligi, kelle suhtumist naistesse me juba teame ja nüüd siis tema tuleb justkui naiste õigustest rääkima ja samas me ju küsisime ka Jürgen Ligilt, et kuidas see siis neid naisi täpsemalt puudutab või vähem esindatud sugusid, et kes need on need transsoolised naised või et kuidas Moonika, kuidas sulle tundub Jürgen Ligi nii-öelda naiste õiguste kaitsjana? Ja, eks sellega olegi nii, et nii nagu kanavaras rebane hakkab rääkima kanade õigustest, et see ongi väga silmakirjalik kõik, et me ju ühte seaduseelnõu oleme siin menetlenud, mis siis käsitles sellist töökiusu töökohtadel ja seda, kuidas siis just eriti naisi peaks selle eest kaitsma ja jällegi seda, ma ei mäleta, kas seda kandis ka ette Jürgen Ligi, aga igatahes oli sellele just eelnenud ka Riigikogus see, kus Jürgen Ligi täiesti valimatult võttis ette Riigikogu naisliikmed, alandas neid oma väljenditega ja ühesõnaga haukus nende kallal ja tänitas nende kallal igati. Ja ma mäletan, et ma ise ka pidasin siis kõne, ma ütlesin, et me ühineme selle konventsiooniga ja kas see kuidagi kaitseb meid Riigikogu liikmeid, keda just ongi siinsamas töökohal kiusatud ja alandatud ja nüüd tuleb see Reformierakond ja ütleb, et me peame selle seaduse või konventsiooniga ühinema, et kui see meidki siin ei kaitse, et kuidas see siis nagu laiemalt ühiskonnas võiks nagu kuidagi seda töökiusumist vähendada või siis naistele kuidagi kasuks tulla? Jah, et vaadates Eesti majanduse seisu, meil on majanduslanguses, hinnad tõusevad, inflatsioon tõuseb ja siis tullakse tegelema sellise asjaga, et kas see nagu asendustegu või tegevus või kuidas sellist teguviisi selgitada? Ei, selles mõttes see on arvestades seda, et me ei ole
enam iseseisev riik selles mõttes, et 70% meie seaduseelnõudest tuleb juba Euroopa Liidust, me oleme ühinenud kõikvõimalike direktiividega, et need on järjekordselt sellised, kõik need konventsioonid ja kõik need seaduseelnõud on tegelikult, me jooksutame neid siis Riigikogust lihtsalt läbi, sellepärast et need on kõik kuskilt võõrsilt tulnud ja meile peale surutavad. Ja ega meil siin sõnaõigust ei olegi, et me võimegi võime hommikust õhtuni näidata ja rääkida, kuivõrd silmakirjalik see on ja kuivõrd mõttetu see on ja kuivõrd asendustegevus see on ja kuidas meil on tegelikult päris probleemid elus, mida me peaksime siin riigis lahendama ja mida ka valitsus peaks lahendama. Selle asemel, nad tegelevadki sellise asendustegevusega ja jõustavad siis läbi Riigikogu kõikvõimalikke direktiive, mis väga paljud juba ei ole enam Eesti huvides, pigem on Eestile kahjulikud nii majandusele, rahandusele, meie iseseisvale otsustamisvõimele, julgeolekule isegi. Nii et see kõik on selles raamistikus. Ja, et Kadri, sa ka vihjasid, et tegu pole mitte naiste õiguste kaitsmisega, vaid uue identiteedipõhise sooideoloogia rakendamisega ettevõtlusesse alale, kus tegelikult varem ju luges kompetents, nüüd hakatakse vaatama, kas sa oled, kuidas ennast tunned, kas sa oled vähem esindatud sugu, et kujutame nüüd ette, et tõesti hakatakse rakendama seda kvoodinõuet ja kui me nüüd mõtleme, kui palju sugusid, vähemalt haridusministri sõnul on olemas, et kuidas see olukorda, kujutame ette, kuidas see praktikas võiks välja näha? See on jah päris huvitav, sest ma tahan näha, kuidas kõik need kassid ja hobused ja kellena kõik ennast identifitseerivad sinna siis kvoodi alusel nõukogusse saavad. See saab päris huvitav olema, sellepärast et sugusid nende sõnul ei ole tõesti 2 ja kes on siis need diskrimineeritud soo esindajad, hakkame näha saama. Tõepoolest ja mind isiklikult huvitab, et kui mehed hakkavad olema seal vähemuses, et kas siis keegi ka nende ees seisab, kas keegi tõesti ütleb ka, et kuulge, siin nõukogus nüüd on liiga vähe mehi, on vaja juurde palgata, seda tahan mina näha. Ja mul on väga huvitav mõelda, kui mõtleme sel teemal edasi, et palju meil nõukogudes siis tavaliselt neid liikmete kohti on ikka mingi 8, 9, oleneb siis ettevõttest ja oleneb nõukogu suurus. Ja kui me tõepoolest räägiks võib-olla ainult meestest ja naistest 2 bioloogilisest soost ja siis võib-olla tõesti saaksime rääkida sellest, et üks sugu võib-olla on alaesindatud ja see, mis selline, kuidas ma ütlen, selline idealistlik lähenemine, siis selles osas võiks olla, siis tõepoolest, Kadri, nagu sa väga ilusasti ütlesid, me oleme jõudnud absurdumisse, kus tõepoolest kõik alaesindatud sood peavad siis omavahel sinna nõukogu liikmete kohtadele konkureerima ja ma arvan, et see läheb ikkagi lõppkokkuvõttes päris suureks löömaks, sest kõik nad tahavad oma kvooti saada ja vaesed, meestest me juba rääkisime, et meeste õigusti ei kaitse keegi, aga vaesed bioloogilised naised siis lõpuks, seisavad kõrval, näpp suus lõpuks ja vaatavad, eks ole, kuidas kõik võimalikult, ma ei tea, 20 mulasoolised, transsoolised ja need, kes ennast kassiks, koeraks ja hobuseks peavad või sillaks või autoks või kelleks iganes, et kuidas nemad siis kõige omavahel madistavad seal, et kes siis saavad selle alaesindatud soo kvoodi endale kusagil hästi makstud ettevõtte nõukogus. Ja, Martin Helme küsis ka Jürgen Ligilt, et kui suureks see protsent või liikmete arv lõpuks kasvab, kui kõiki neid sugusid, mida Kristina Kallas on ka välja öelnud. Mida koolis õpetatakse ja neid on ühe mingi teooria põhiselt on neid 20, et kui kõiki oleks seal nõukogu liikmete hulgas kuni 30%, siis tema saab kokku 800% ja Jürgen Ligi ainukene vastus oli, et tema pole Kristina Kallas. Seda võib-olla täna ta ei ole, aga võib-olla kui hakatakse kvoote rakendama, paneb seeliku selga ja ütleb, et on ikka küll. Ja ega see asi on ju naljas kaugel, sest on ka ju trahvid ette nähtud, et kui ettevõte ei täida neid
nõudeid ja ähvardab teda 400 000 eurone trahv. Ja eks me siis vaata, kuidas need trahvid ju mõjutama hakkavad, et kuidas ettevõtted siis käituma hakkavad tulema kuulutused, et otsime naist või otsime alaesindatud sugu või otsime transsoolist oma ettevõtte nõukogusse. Aga kui me nüüd vaatame, me võime veel võtta seda asja nagu teatud irooniaga, huumoriga, kuigi näeme, et järjest enam tuleb selliseid seadusi, kus me peame rakendama sellist vasakäärmuslikku soo ideoloogiat, siis on ühelt poolt juba väike muutumine, näiteks Suurbritannia ülemkohus otsustas, et naine on see isik, kes on bioloogiliselt sündinud naisena. Ja eks kuidas ma ütlen, et igale sellisele absurdsusele peab lihtsalt vastama terve mõistusega. Et ega siis Donald Trump ei võitnud ka presidendivalimisi Ameerikas mitte lihtsalt niisama, vaid et kõik see, mida me siin, need näited, mida me siin tõime, eks ole, mille üle me võime siin naerda, aga Riigikogust jooksutati just see asi seadusandlikul tasemel läbi, et see kõik on ju sealt tulnud ja seal on ta juba jõudnud oma elu elada. Inimesed on selle absurdi all juba kannatavad ja on kannatanud pikka aega, nii et eks see selline reaktsioon, mis sellele kõigele nagu on tekkinud, nii ka Ameerikas, eks ju, kus siis inimesed toetasid ülekaalukalt Donald Trumpi, kuna Donald Trump lubas selle jama ära lõpetada ja lõpetab ka praegu, siis see, mis toimus Suurbritannias, on põhimõtteliselt täpselt seesama. Inimestel on saanud kõrini siis parlamendi saadik või ühesõnaga inimesed, kelle võimuses on neid asju muuta, nende taga on juba piisavalt palju sellist ühiskondlikku arvamust, ühiskondlikku kaalu, et ka nemad peavad, nad ei saa seda ignoreerida ja siis vaata, need otsused hakkavadki tulema, et ega siis ma ei tea, ma väga loodan, et me Eestis ei pea seal ikkagi moraalses ja eetilises põhjas enne ära käima, kuni me siis jõuame ka sinnani, et terve mõistus hakkab võitma ja kõik need asjad teisipidi pööratakse. Aga põhimõtteliselt selle nimel me siin praegu elame ja tegutseme ka erakonnana, et hoida tagasi nii palju, kui saame neid halbu otsuseid, mida pärast peab hakkama ju kõike tagasi keerama. Ja, et tegelikult on see meil ju veel alles seadusandlikult ju hall tsoon, et ega meil pole keelatud. Kui mees ütleb ühel hommikul, et ta nüüd naine ja tahab spordivõistlustel osaleda naiste alal, siis tal on see õigus olemas. Ja minu teada pole ka vanglas seda keeldu peal, kui üks transsooline naine, bioloogiline mees leiab, et ta nüüd naine, et pange mind naiste vanglasse. See on nagu selline, kuidas ma ütlen, juriidiliselt võttes, et me võime lähtuda sellest, et kõik, mis ei ole keelatud, on lubatud, aga siiski ma arvan, et praegu need asjad veel läbi ei lähe, sellepärast, et praegu veel on, kuna meil ei ole ka vihakõne seadust õnneks vastu võetud, siis igale sellisele ilmingule saab veel ka ikkagi vastu seista, saab ka midagi vastu öelda ja ka ütleme ametnikud saavad ikkagi veel öelda, et nii palju, kui seal terve mõistust ikkagi veel kellelgi on säilinud, et nii need asjad päris ei käi. Aga jah, kui see kõik muu seadusandlus, mille nimel tegelikult praegune valitsus väga selgelt töötab, ja kõik need vihakõneseadused ja transseadus, eks ole, mis on ettevalmistamisel ja kõik need nõusolekuseadused ja kõik, kui need ükskord jõuavad ka päriselt seaduse tasemele, siis need konventsioonid, mida me vastu oleme just praegu võtnud, saavad siis oma täies ilu sõitsema hakata. See on kurb jah, et Eesti sörgib tegelikult ju trendidel sabas, sest et uus trend on see, et kõik see hullus hakkab tagasi pöörduma tasapisi. Nagu sa mainisid, Evelin, Suurbritannias võeti vastu just see seadus, et naine ongi see, kes on naisena sündinud. Ameerikas me näeme, et Trump pöörab kogu seda hullust tagasi, aga meie just liigume sinna hulluse poole alles.
selle asemel, et poolel teel nüüd peatuda, öelda, et stopp, me näeme, et see ei ole õige, teised juba keeravad ennast tagasi, meie alles rühime edasi. Ja käime ikka kuristikus just. Eks Euroopa Liidu direktiivid ju suunavad meid sinna kuristiku poole, seda enam, et meie ju ise ei otsusta neid, et tuleb see konventsiooniga liitumise nõue, öeldakse küll, et liikmesriigid on nii-öelda vabad ja sõltumatud, aga kui sa seda ei tee, saad trahvi. Ja veel olid ju nõuded ka töökohtadele, et kõikidele sugudele on vaja luua tingimused. Mäletad, Monika, me veel pikalt küsisime Liisa-Ly Pakostalt, et mida see tähendab, et kui on mitu transsoolist või et kas see transsooline võib naiste riietusruumis riidet vahetada, et kuidas seda ei või, et keda ja kuidas seda võib, et kelle diskrimineerimine see siis lõpuks on, aga seda ma ei kuulnud, et bioloogilisi naisi nagu oleks kaitstud. Ei, no tema pidas selle peale, ma mäletan väga hästi, et ta ikkagi võttis ja täiesti nagu pulkadeks lahti siis ikkagi see suguelundite teema ja rääkis selle pikalt laialt lahti, et milliste suguelunditega, väliste tunnustega võib kusagile siseneda ja tema ikkagi veel ütles, et kui ütleme seal riietusruumis olevatele naistele see ei meeldi, siis tööandja ikkagi peab võimaldama siis sellele inimesele ühesõnaga riietuda seal, kus ta riietuda tahab ja organiseerima siis selleks, et kes kas naised ära või organiseerima talle siis täiesti sellise omaette riietusruumi, mis on tegelikult absurdne ja mis ütleme ettevõtjatele jälle tohutu koormuse ja halduskoormuse seab ja põhimõtteliselt annab võimaluse neid ka karistada, kui nad neid konventsioone ei järgi. Ja, et ka pärast seda Briti ülemkohtu otsust olid paljud organid väga rahul sellega, et nüüd on lõpuks ometi selge pilt, et kes võib kus osakonnas vanglas olla, aga ka siin oli ka kohe vastumõju, et et me pole nõus sellega, transsoolisi enam naisteks ei peeta, aga kui nüüd mõelda, et USA-s on neid näiteid, kus on transsooline naine nii-öelda pandud naiste vanglasse ja sellel on tagajärjed. Ja kui meil siin seesama Liisa-Ly Pakosta räägib vangla kohtade väljarentimisest, et kas siis meile hakatakse ka neid transsoolisi naisi naiste vanglasse tooma või et ega me kaitstud ei ole selle eest. Ega ei ole. Ja seadused ei kaitse meid ka selle eest, sest meil ei ole neid seadusi. Meil ei ole neid seadusi ja õnneks me muidugi ei ole ka seda transseadust vastu võtnud, mis Soomes näiteks kehtib ja eestlannad, kes on meil, Soomes teatavasti töötab meil palju rahvuskaaslasi, siis eestlannad ongi öelnud, et nad on väga hädas sellega, et nad lähevad ujulasse, nad lähevad siis fitnessisse ja siis pärast lähevad oma pesemisruumidesse ja imet, seal on siis bioloogilised mehed või bioloogiline mees, kellel ei tohi midagi öelda ka, sest siis sa oled diskrimineerid kohe hirmsasti, nii et siin samas üle lahe see kõik juba töötab ja toimib, aga mulle hirmsasti meeldib ikkagi, Ameerikas see diskussioon praegu käib ja ma väga jälgin seda ja siis seal on ju need suured pressikonverentsid Valges Majas, kus siis Trump ise ja ka siis ütleme ministrid, tema valitsuse ministrid siis aru annavad ja need liberaalidest ajakirjanike küsimused on ikka alati väga sellised nokkivad ja teravad ja kõik, aga see on nii ilus vaadata, kus nad ütlevad, et see, et te panete endale kleidi selga, et mees paneb endale kleidi selga ja palju meiki peale, ei tee temast veel naist. Punkt. Ta on kleidika mees lihtsalt. Ja, et vahepeal jääbki nagu mulje, et ka need nii-öelda feministid, kes ütleme definitsiooni järgi peaks seisma naiste õiguste eest, tegelikult ei seisa. Võtame kas või need näited. Nad on naised ammu reetnud. Nad on naised reetnud, nad justkui nõuavad või nende õigused, et naistel oleks nagu meeste õigused, et tee karjääri, ära sünnita, kanna poisi pead, siili pead. Ja veel see nagu
ka suhtumine, et võtame kas või aastavahetuse show, mis ETV-s õhtusel ajal näidati ja just sellel ajal, kus ka lapsed telekate taga olid ja mäletad, Kadri, milline retoorika seal juures oli, et kuidas nad õigustasid ennast? Oi, see oli õudne, jah. Nende meelest feminism on see, kui emadust mõnitatakse, lapsi pilluti ja oi, see oli kole. See ei ole naiste kaitsmine, see on naistest ülesõitmine. No see oli tegelikult ette plaanitud ja ühesõnaga kõik selles ei olnud midagi juhuslikku, et seda kõike seal näidati. Ja see raevukas ERR-i siis juhtkonna raevukas reaktsioon sellele, et ühiskonnas tekkis ikkagi täiesti õiglane pahameel ja meie loomulikult siis, kuna see on meie maailmavaatega, oli absoluutselt sobimatu, ei olnud kooskõlas, et meie vedasime veel seda rahulolematust ja meie liige seal nõukogus Varro Vooglaid siis tõstis selle teema väga teravalt üles ja ikkagi viitas sellele, et ERR on väga selgelt oma seadust rikkunud, et see raevukas ERR-i vastureaktsioon sellele näitas, et nad olid sellesse teemasse sisse ostetud, ära ostetud, neil oli kohustus seda teha ja nad olid ilmselt ka kuskilt raha saanud ja nad ei saanud sellest avalikult taganeda ja muidugi nad olid väga vihased ja on siiamaani väga vihased meie peale, et me selle teema niimoodi suurelt üles tõstsime, mille tulemusena siis ERR, kes peaks olema Eesti Rahvusringhääling, mis peaks olema absoluutselt tasakaalus, mis peaks olema absoluutselt objektiivne, mis peaks olema absoluutselt kallutamata, on hetkel praegu, ma isegi ütlesin, võrreldes kommertskanalitega, on kõige kallutatum telekanal või meediakanal üldse, sest et see, kuidas nad praegu meisse suhtuvad, meid igalt poolt välja lõikavad, meid ei ole olemas, ükskõik mis teemasid käsitletakse, kui käsitletakse meiega seoses siis ainult halvustavalt, et see on äärmiselt alatu ja see on äärmiselt lubamatu, arvestades seda, et kes selle käki ise kokku keeras, nad ise. Jah, et mis on meie süü? Meie süü oli selles, et me läksime naisi kaitsma, paljulapseliste emade väärikust kaitsma ja et mees, kes tõmbab omale seeliku selga, ei tohi mõnitada sünnitamist, ei tohiks mõnitada ei rinnaga imetamist, ei beebide saamist või kogu see karneval ju pandi niimoodi üles, et üks mees värvis ennast naise või riietas ennast naiseks ja hakkas seda kõike solvama, mida me oleme seni pühaks pidanud ja siis, kui EKRE läks nende naiste ja perede ja laste eest seisma, saime me koristatud, saime me nüüd nii-öelda represseeritud, et lõikame teid välja, teeme teid olematuks ja ignoreerime. Aga lähme nüüd ka vaikselt kolmanda teema peale. Viimasel ajal, ma arvan, et kõik meie vaatajad on lugenud seda vapustavat uudist, mis puudutab Pihlakodus toimunud vanurite väärkohtlemist ja Helle-Moonika, sa kirjutasid ka sellel teemal artikli EPL-i, et räägi täpsemalt ka selle sisust meie vaatajatele. Ja esiteks see haakub väga meie kahe eelneva teemaga, kus me räägime naistest ja naiste kaitsmisest, sellepärast, et neid, keda seal vägistati, kes olid abitud seisundis, dementsed vanainimesed, need olid kõik naised. Ja mina ei ole nüüd õnneks tõesti selles küsimuses, ei ole mina ainukene, kes on sel teemal sõna võtnud, ei ole ka meie erakond ainukene, kes on sel teemal sõna võtnud, isegi sotsiaaldemokraadid on selle hukka mõistnud
et aga noh, kui me nagu vaatame, et mis siis nagu tegelikult sündis või miks see teema on nagu mitte ainult sellepärast, mis seal sündis, et nagu mõtleme, tegelikult inimsuse ja inimväärikuse vastane sõna otseses mõttes kuritegu seal toime pandi ja neid oli mitu. Nii et see ei ole ainult niimoodi mingi üksik juhtum, eks ole, mis vabandust korra juhtus, aga edasi parandame nüüd olukorda ja lähme oma eluga edasi. Ei, see oli süstemaatiline, see oli pikaaegne ja asja teeb kõige sellisemaks pikantsemaks isegi see eelkõige, et see Pihlakodu kuulub nii nagu ka Südamekodude kett, kus me on juhtunud palju inetut ja see peaaegu surnuks piinatud ja näljutatud Aavo juhtum oli ju väga teravalt esil, et ka seal ei toimunud mitte midagi pärast, keegi ei vastutanud, sest et sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tegi kõik, et see reformierakondlastele kuuluvas hooldekodus toimunud juhtum vaiba alla pühkida. Ja nüüd me oleme täpselt samas olukorras, kus sotsiaalkaitseminister on Karmen Joller, kes ongi jõudnud juba öelda, et lähme nüüd eluga edasi, et vaatame, et ärme nüüd vaata seda juhtunut või katsume ikkagi, kui vaadata seda, kuidas me saame olukorda parandada. Ja põhjus on väga lihtne, nende hooldekodude omanike ring on reformierakondlased, kasusaajate ring on reformierakondlased ja ka vaatame, kes neid kaitseb, ka nende kaitsjate ring on reformierakondlased ja ma ütlen, mis oli nagu minu selle artikli üks selline fookus oli ka see, et kuidas siis asi, kõik see toimunu on tegelikult kriminaalne. Ja meil on olemas paragrahvid, mis täiesti ilma keerutamata, ilma mingisugusi vabandusi otsimata määratlevad need teod ja selle juhtumi kriminaalkuriteoks. Ja nüüd, imet, eks ole, prokurörid, prokurör, kes seda menetles, ütles, et ja see on nagu tõesti, ma tõesti ei tea, kuidas me oleme jõudnud oma Eestiga sellisesse olukorda, et Eesti Vabariigis prokurör ütleb, et ei, et aga kõik vägistamised ei olegi vägistamised nagu kuriteod selles mõttes, et nad ei põhjustanudki võib-olla siis, kuna inimene on dementne, ta ei saanud aru, mis temaga toimus, et siis seal tegelikult kuritegu ei toimudki, sest et tegelikult hingelisi ja füüsilisi kannatusi talle justkui nagu seetõttu ei põhjustatud. Ja selle kinnitas veel üle ka ringkonnaprokurör, nii et ja siis, kui me küsisime selle kohta Liisa-Li Pakosta käest Riigikogus, siis tema meelest ta ütles, et oi, kole lugu küll, mis juhtus, aga et midagi ei ole teha, et tõepoolest, et jah, prokuröride koha pealt see oli tõesti nagu selline ebaõnnestunud kommunikatsioon, võib-olla, et nad peaksid vabandust paluma, aga kuulge, et kuriteo teadet pole ju tehtud, kriminaalkuriteo nagu menetlemist pole algatatud ja me väga selgelt näeme praegu, et igatepidi üritatakse sellest kõigest hoiduda sellepärast, et Reformierakonda ja nende ärisid ei tohi puutuda ja ma ütlesin seal ka, et olukorras, kus meie Eesti inimesed ja nende lähedased, vanainimesed ja nende lähedased maksavad hinda nende hooldekodu kohtades, eriti veel dementsete vanurite eest, see on veel nagu erihooldekodu taksiga. Selle eest saavad siis mingi 2 pampersid päevas ja sellise ebainimliku kohtlemise ja nad ei ole kaitstud seal hooldekodus selliste tegude eest, vägivallategude eest, et see on nagu ennekuulmatu, et nüüd nagu tehakse nägu, et ups, mis siis juhtus, lähme eluga edasi. Ja ma siin juures lisaks, kui me mõtleme sellele, et on inimväärikus, eks ole, me teame, et surnute kohtlemisel nõutakse inimväärikust, surnul on inimväärikus, sa pead teda pesema, kammima, transportima niimoodi, et viisakalt, et ta on inimene ikkagi ja ta ongi inimene, siis nüüd selle prokuröri väljaütlemisega
me saime teada, et dementsetel inimestel ei olegi enam inimväärikust. Surnul on, aga dementsel inimesel ei ole. Ja võime ju öelda, et võimalik, et kui oleks seal omanike ringis keegi teine olnud, aga kuna on tegu reformierakondlastega, siis võiks öelda, et poliitilised ja ärihuvid varjutavad inimväärikuse. Jälle see silmakirjalikkus, aga samas puhtalt inimlikult. Prokurörid, võtke ennast kokku, inimesed on saanud kannatada. Ei ole õiglane, ei ole aus öelda, et teate, et ega nad nüüd nii väga ei kannatanud, et nad ei saanud aru, aga kas me siis võtamegi sellise hoiaku, et kuhu me siis lõpuks välja jõuame, et kui lapsed ei saa ka aru, mis nendega toimub, siis me võime neid piinata või kas saab nagu olla absurdsem, et Reformierakond ei löö risti mitte millegi ees ette, et kui see puudutab nende ärihuvisid, siis kui ei ole seadusi õigeid, siis teeme, võtame kas või tuuliku näite, kui on kohalikud vastu, teeme nii, et võtame neilt õiguse ära midagi öelda, et selline suhtumine ju järjest süveneb. Ei, see on puhas telefoniõigus, et tegelikult sotsiaalministril on kõik hoovad olemas, ministeeriumil on võimalus alustada järelevalve menetlust, mida Riisalu omal ajal ka alustas, aga see kõik jooksis liiva ja tegelikult oleks pidanud see päädima ka tookord tegevusloa äravõtmisega, täpselt samamoodi Pihlakodu puhul praegu tegevusluba ära, kõik hooldekodu kinni, kõik need järelevalve menetlused peaks kogu selle, kui on mingid ketid, eks ole, igal poole peaks kontrollid sisse saatma, vaatama, kuidas seal olukord on, kas on samasuguseid juhtumeid, kas on mingisugune võimalus, et võivad korduda samasugused juhtumid ka mujal, et see peaks olema praegu ministeerium ja kogu nagu Eesti riigi ametnikkond ka, eks ole, õigussüsteemist ja siis sotsiaalkaitsesüsteemist, nad peaks tagajalgade peal olema praegu, sellepärast, et kui ma mõtlen tavalise inimese seisukohalt, kes vaatab seda kõike ja mõtleb, et inimesed ise, kes mõtlevad, et ma saan kunagi vanaks ja me oleme kogu aeg rääkinud, et hooldekodu on selline koht, kuhu me saame minna, kus me saame väärikalt oma elu lõppu veeta ja ka praegu ütleme, kellel need lähedased, kellel on kodus vanainimesed, nad on kogu aeg, neile on nagu sisendatud ja nad teavad, et ja on sellised kohad, et kui me jääme nagu hätta, eks ole, kui me lähedased jäävad nagu haigeks, me ei tule enam toime, siis on selline koht olemas, kus me ja küll suure raha eest, aga vanainimene saab siis väärikalt oma elu lõpu viimased aastad või siis hetked veeta ja siis, nagu Kadri juba ütles, eks ole, kui teda enam meie hulgas ei ole, ka siis, eks ole, me saame teda veel väärikalt ka ära saata, et nüüd on nagu kultuurikatkestus selles osas nagu toimunud ja kõik mille nimel? Selle nimel, et reformierakondlasi ja nende ärisid puhtaks pesta. Ja mina mõtlen siinkohal, kas see on jälle see Õuertoni akna laiendamine. Täna võetakse inimväärikus ära dementsetelt, kellelt homme võetakse inimväärikus ära. Kui sa mainisid, eks ole, et kui lapsed aru ei saa, kas siis nemad on järgmised, kes järgmine on? Kuule, meil on ju tegelikult väga suur ka loomaõiguslaste liikumine, eks ole, kes kui me nagu, kes tulevad, ütlevad, et ka loomadel on õigused, eks ole, on koduloomadel, lemmikloomadel on õigused ja ka ütleme siis nii-öelda majandusloomadel on õigused, eks ole, me räägime siin puurikanade pidamise keelustamisest ja et kana ei saa ka aru, eks ole, et mis temaga tehakse, eks ole, kui teda nii-öelda nende mõistes munema sunnitakse või kui pärast, eks ole, teda ära sööma hakatakse, et nende õigusi tuleb kaitsta. Aga nüüd järsku, eks ole, me nagu päris tõsiselt Eesti õigusriigi tasemel prokuröride suu läbi ütleme, et meil on üks hulk inimesi, kes kuna nad ei saa aru, mis nendega tehakse ja kuna nad võib-olla ka ei tunne siis midagi, eks ole, prokurör nii arvab, siis võib nendega teha mida iganes. Jah, et kõige kurvem on selle juures, et meil on ju infotehnoloogia arenenud,
et selliseid asju ära hoida, aga neid ei rakendata, seda ei rakendata ja see tuli ka ju välja alles töötaja kaudu, mitte et Pihlakodu ise oleks selle avastanud, selle väärkohtlemise, et me mõtlemegi, et kes täna peab kannatama valude või piinamise või alanduste käes, kui me ei tea seda ja meie prokuratuur suhtub nii ükskõikselt, nii külmavereliselt, et jah, siiamaani me olemegi jõudnud Reformierakonna juhtimisel, aga aitäh vaatajad, aitäh armsad saatekülalised aususe, selguse ja julguse eest, aitäh Kadri Vilba, aitäh Helle-Moonika Helme ja suur tänu ka teile, head vaatajad.